Tere, mina olen neuroloog Katariina Orav ja räägin epilepsia ravi võimalustest. Esimene küsimus, mis meil tekib, on see, et millal üldse alustatakse epilepsia ravi. Ja küsimuse lihtne vastus on, ravi alustatakse siis, kui on diagnoositud epilepsia. See tähendab, et inimesel on hinnatud epileptiliste hoogude kordumisriski üle 60%. Ja seda me saame siis laias laastus öelda siis, kui inimesel on olnud 2 või rohkem epileptilist hoogu või tal on olnud 1 hoog ja täiendavatel uuringutel on selgunud mõni siis epileptiliste hoogude riski tõstev tegur. Näiteks on EEG-s olnud epileptilist leidu või on aju siis piltdiagnostikas olnud mõni epilepsiaga seostatav muutus. Miks on vaja epilepsiat üldse ravida? Esiteks, ligi pooltel epilepsiaga inimestel võib elu jooksul tekkida mõni vigastus epileptilise hoo käigus ja muidugi kõige olulisem viis neid ennetada on see, kui epileptilisi hooge üldse ei ole. Teiseks, epilepsiaga inimestel võivad kujuneda väga pikad epileptilised hood, mida nimetatakse epileptiliseks staatuseks ja need seisundid võivad vajada haiglaravi ja võivad omada ka kaugtagajärgi. Kolmandaks, väga harva, kuid siiski on see võimalik, et väga raskete epileptiliste hoogude käigus võib inimesel lakata südame või hingamistegevus ja selle tagajärjel võib inimene ka surra. See tõenäosus on väga väikene, on mõned epilepsia iseärasused, mis seda riski võivad mõnevõrra tõsta. Need on siis väga sagedased epileptilised hood, suured generaliseerunud toonilis-kloonilised hood ja õised hood ja selleks, et riski minimaliseerida, et midagi sellist epileptilise hoo käigus juhtub, on samuti oluline, et epileptilisi hooge oleks võimalikult vähe. Ja neljandaks, praktiline küsimus, mis väga paljusid inimesi epilepsiaga puudutab. Epilepsia nimelt seab piiranguid auto juhtimisele. Seaduse järgi siis B-kategooria mootorsõidukeid on võimalik juhtida siis, kui 1 aasta jooksul ei ole olnud epileptilisi hooge ja sageli selle tagamiseks on vajalik siis kasutada epilepsia ravimeid. Epilepsia ravi jaotub laias laastus 4. Esimesena alustatakse medikamentoosset ravi ehk siis ravimitega ravi ja nende ravimitega võiks umbes 2/3 inimestest epilepsiaga saada siis epileptilistest hoogudest vabaks. Nüüd umbes 1/3 epilepsiaga patsientidest on ravimrefraktaarne epilepsia, mis tähendab, et epileptilised hood jäävad püsima, vaatamata sellele, et on proovitud 2 adekvaatselt valitud ja adekvaatsetes doosides epilepsia ravimit. Ja nendel patsientidel me hakkame siis mõtlema täiendavate ravivariantide peale ja siia alla kuulub kirurgiline ravi, neuromodulatsioon, millest meil on siis kättesaadav uitnärvi stimulatsioon ja 4. siis ka dieetravi. Ma räägin nendest kõigist järgnevalt ka veidi põhjalikumalt. Alustame medikamentoosse raviga. Epilepsia ravimeid on olemas mitmeid ja siin joonisel on näha väga lihtsustatud ülevaade erinevate ravimite toimemehhanismidest. Põhimõtteliselt toimivad epilepsia ravimid erinevatele kanalitele, mis paiknevad närvi lõpmetes ajus. Üks sagedamini mõjutatav kanal on naatriumikanal, aga epilepsia ravimid mõjutavad ka kaltsiumkanaleid ja ka näiteks erinevaid närvimediaatoreid, mille eesmärk on siis vähendada seda liigset aktiivsust ajus, mis epileptiliste hoogude tekkimisel ajus olemas on. Nagu öeldud, siis epilepsia ravimeid on mitmeid. Seega, kuidas me valime igapäevaselt, missugune ravim konkreetsele patsiendile kõige paremini sobib? Esiteks me peame arvestama epilepsia tüübiga, et kõige laialdasemalt jaotatakse epilepsiaid 2.
epilepsiaid, mis algavad konkreetsemast ajupiirkonnast ehk siis fokaalsed epilepsiad ja epilepsiad, mis algavad laialdasemast ajuvõrgustikust, mida nimetatakse siis generaliseerunud epilepsiateks. Ja juba selle alusel on mõned ravimid, mis sobivad ja mõned, mis ei sobi. Et näiteks generaliseerunud epilepsiate puhul ei pruugi sobida mitmed ravimid, mis mõjutavad naatriumkanaleid. Teiseks me arvestame kindlasti ka patsiendi kaasuvate haigustega, näiteks on teada, et maksa- või neeruhaigustega ei pruugi mõned ravimid sobida. Me peame arvestama ka seda, et kui on teada näiteks ärevus ja depressioon, siis mõni ravim nagu levetiracetam võib seda süvendada ja ühtlasi peame mõtlema ka teiste ravimite peale raviskeemis, kuna epilepsia ravimitel võib olla interaktsioone teiste ravimitega. Näiteks karbamazepiin on üks selline epilepsia ravim, mis võib mõjutada paljude teiste ravimite kontsentratsioone veres. Ja siis kolmandaks me muidugi arvestame ka epilepsia ravimite võimalike kõrvaltoimetega, üritame eelistada vähemate kõrvaltoimetega ravimeid, mis on ka põhjus, miks lamotrigiin ja levetiracetam, mis on uuemad ravimid, on sageli kasutusel esmavaliku ravimitena. Viljakas eas naistel me peame erilist tähelepanu pöörama sellele, et osad ravimid võivad olla lootele ohtlik, eriti siis valproat ja seda me peame väga hoolikalt meeles pidama. Epilepsia ravimitel kindlasti võib olla kõrvaltoimed, sagedasemad on sellised mittespetsiifilised kõrvaltoimed nagu väsimus, pearinglus, kõhukaebused. Enamasti need kõrvaltoimed on kerged ja ajaga vähenevad ja võivad ka täielikult taanduda. Kõrvaltoimete tõenäosust aitab vähendada see, kui ravimidoosi tõstetakse aeglaselt ja mõnel inimesel võib olla veelgi aeglasem tõstmine vajalik, sageli peab olema individuaalne ja kui need kõrvaltoimed tõesti on väga häirivad või nad ajas ei möödu, siis peab konsulteerima oma raviarstiga. Kuidas me hindame ravimite efektiivsust ja sobivust? Nüüd kõige olulisem, mida me hindame, on see, kas epileptilised hood kaovad ravimitega ära või mitte. Et see on nagu kõige tähtsam, mida me siis vaatame ravi puhul. Muidugi me hindame ka siis kõrvaltoimete olemasolu, kui on väga häirivad rasked kõrvaltoimed, siis ilmselgelt see ravim ei pruugi sobida. Ja palju arvatakse, et kuna me saame osade ravimite kontsentratsioone verest määrata, et siis see ravimi efektiivsuse kontrollimine käib verekontsentratsiooni järgi. Tegelikult see ei ole niimoodi, et osadele inimestele piisab ka väga madalast verekontsentratsioonist ja nad võivad olla epileptilistest hoogudest täiesti vabad ja seetõttu me ei peaks sellisel juhul lihtsalt doosi tõstma selleks, et verenumber oleks parem. Nii et tegelikult meil on väga konkreetsed näidustused, millal me neid verekontsentratsioone peaksime jälgima ja enamasti me ei peagi seda üldse tegema, kui inimesel hood on kontrolli all. Paljude epilepsiate puhul on ravi kahjuks eluaegne. Kui nüüd tõesti 2 aasta jooksul ei ole ravifoonil olnud mitte ühtegi epileptilist hoogu, siis võib koos raviarstiga kaaluda epilepsia ravi vähendamist ja ka lõpetamist, aga see eeldab siis mõningasi eelnevaid tegureid. Nendel inimestel võiks EEG olla korras, varem peaksid olema olnud ainult siis väga üksikud hood, et kui on olnud enne ravi alustamist väga mitmeid hooge ja hooge ka ravifoonil, siis on suhteliselt suur tõenäosus, et ravi lõpetamisel need hood tulevad tagasi. Ja ka näiteks õiste hoogude olemasolu tõstab seda riski, et tulevikus hood võivad korduda. Ja kui nüüd otsustatakse ravi vähendada ja lõpetada, siis tuleb arvestada ka võimalike riskidega, kui peaks uus epileptiline hoog tekkima. Esiteks kindlasti see vigastuste risk ja muidugi uuesti rakenduvad ka siis piirangud autojuhtimisele. Ja see ravi lõpetamine peab kindlasti toimuma kokkuleppel raviarstiga ja olema ka astmeline ja siis aeglane, et päevapealt ei tohi mitte kunagi epilepsia ravi ära lõpetada. Kui 2 adekvaatselt proovitud epilepsia ravimiga ei ole saadud epilepsiat kontrolli alla, siis on vajalik suunamine epilepsia kompetentsiga keskusesse ja seda mitmel põhjusel. Esiteks on vajalik kinnitada, et tegemist on kindlasti epilepsiaga. Teiseks on vajalik selgitada, mis tüüpi epilepsiaga tegemist on ja kolmandaks selleks, et siis pakkuda patsiendile
tema jaoks kõige parimaid ravivalikuid. Nüüd üks ravi, mille osas me siis hindame patsiente, on kirurgiline ravi. Ma nüüd näitan väga lihtsustatult epilepsia kirurgilise ravi olemust. Kui patsiendil on epilepsia, mis tekib väga piiritletud ajupiirkonnast ja me suudame oma täiendavate uuringutega seda selgeks teha, kus see piirkond on ja see piirkond on piisavalt ohutu, et sealt on võimalik opereerida, siis võib olla võimalik kirurgiliselt see piirkond ajust eemaldada ja inimene võib ka hoogudest täiesti vabaks saada. Nüüd on palju epilepsiaid, kus ei ole kirurgiline ravi võimalik, sellepärast et need võrgustikud võivad olla liiga laialdased ja sellisel juhul ei aita, kui me mõne väikese piirkonna ajust eemaldame, sellepärast et need epileptilised hood jäävad siis püsima. Ja selleks, et patsiendi sobivust epilepsia kirurgiaks hinnata, tehakse väga palju erinevaid uuringuid, sinna protsessi on kaasatud väga palju erinevaid spetsialiste. Sisuliselt käib asi siis niimoodi, et meil on olemas tsoon, mida nimetatakse epileptogeenseks tsooniks. See on see piirkond ajust, kus me arvame, et epilepsia tuleb konkreetsel patsiendil, aga see tsoon on tegelikult teoreetiline. Meil ei ole ühtegi uuringut, mis meile täpselt näitab, kus kohas see piirkond on. Nii et me kasutame erinevaid kaudseid vahendeid, et hinnata, kus see piirkond olla võiks. Väga oluline on kindlasti EEG ehk elektroentsefalograafia, mis meile siis näitab neid häirunud epileptilisi ajulaineid. Radioloogilised uuringud, MRT, mis võib leida mõne struktuurse muutuse ajus, aju ainevahetuse uuring, mis võib näidata siis ainevahetuse langust konkreetses piirkonnas ja ka väga põhjalik neuropsühholoogiline hindamine erinevate võrgustike haaratusest ja kogu selle pildi peale võib siis olla võimalik, et osadel inimestel otsustatakse, et piisava kindlusega me saame aru, kust kohast epilepsia tuleb ja saame patsiendile pakkuda kirurgilist ravi. Nüüd, kui seda tüüpi kirurgiline ravi ei ole võimalik, siis võib kaaluda ka neuromodulatsiooni. Eestis on kättesaadav uitnärvistimulaator. See on stimulaator, mis paigaldatakse väikese operatsiooniga siis naha alla rindkerele ja ühendatakse elektrood kaelale uitnärvi ümber. Ja see aparaat programmeeritakse selliselt, et ta siis iga paari minuti tagant stimuleerib uitnärvi ja see läbi mõjutab pika aja peale ajuvõrgustikke selliselt, et neid hoogusid võiks alla suruda. Ja uuringud näitavad, et vähemalt 50% hoogude vähenemine võiks selle ravi tulemusel olla saavutatav pooltel patsientidest. Uitnärvi stimulaatoril on ka mõningased muud positiivsed efektid, seal on sellised lisastimulatsiooni võimalused hoo tekkimisel läbi esiteks selle, et ta hindab südamesagedust ja kiire pulsi tõus vallandab selle, et tekib lisastimulatsioon ja teiseks on olemas siis selle aparaadiga kaasas ka magnetid, mida saab inimene ise või tema lähedased siis stimulaatori vastu panna ja anda ka lisastimulatsiooni ja see võib hoogude kestvust lühendada või ka suuremat hoogu ära hoida. Ja tal on ka mõningane depressiooni ja ärevuse vastane efekt. Põhilised kõrvaltoimed, mida me uitnärvi stimulaatoriga näeme, on siis sellised, mis tekivad selle stimulatsiooni ajal ja siis patsiendid võivad tunda, et nende hääl muutub kähedamaks või nad võivad tunda ka mõningast ebamugavust või valu kõri või kaelapiirkonnas. Enamasti need kõrvaltoimed vähenevad ja pikema ravi peale tegelikult inimesed seda stimulatsiooni enam ei tunnegi. Ja lõpetuseks dieetravi, kuhu alla kuulub siis ketogeenne dieet ja tegelikult ka modifitseeritud Atkinsi dieet, mis on veidi vähem range. Tegemist on siis väga kõrge rasvasisaldusega dieediga ja madala valgu ja süsivesikute sisalduse dieediga. Ravi efektiivsus tegelikult võiks olla sarnane eelnevale ravimeetodile, nimelt neurostimulatsioonile, et vähemalt 50% epileptiliste hoogude vähenemine võiks olla saavutatav umbes pooltel patsientidest.
Ketogeenset dieeti kasutatakse rohkem raskete lapseea sündroomide puhul, näiteks siis Dravet sündroomi puhul, aga on kasutusel ka osadel täiskasvanutel. Tuleb arvestada, et ketogeenne dieet ei ole kindlasti mingisugune leebe ravivariant. Selle jälgimine on äärmiselt keeruline, see on väga suur pühendumus ja seda peab tegema väga kontrollitult koostöös erinevate spetsialistidega, sellepärast et ketogeensel dieedil võib olla ka mitmeid kõrvaltoimeid. Seedimise osas võivad tekkida kõhuvalud, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus ja ketogeensel dieedil võib olla ka pikaajalisi tagajärgi, nimelt ta tõstab neerukivide riski, luu hõrenemise riski, kolesteroolide tõusu ja lastel ta võib isegi kasvu pidurdumist põhjustada. Ja see on põhjus, miks see dieet peab olema väga hoolikalt jälgitud siis toitumisspetsialistide poolt. Kokkuvõtteks ma loodan, et te saite selle loenguga aimu, et epilepsial on päris mitmeid erinevaid ravivõimalusi. Umbes 2/3 epilepsiaga inimestest võiksime me saada epileptilised hood päris hästi kontrolli alla ravimitega, aga nendel 1/3 epilepsiaga inimestest, kellel ravimid ei ole piisavalt efektiivsed, siis teadke, et on olemas täiendavaid ravivõimalusi ja nende kaalumiseks peaks kindlasti jõudma siis hindamisele epilepsia kompetentsiga keskusesse. Suur tänu kõigile kuulamise eest. Head aega!